Ja. Tere kõigile, alustame siis oma septembrikuust Alutaguse volikogu istungit. Palun kõigil registreeruda. Andrus Toss ja Pärnpuu on täna kaugelt. Ja Aivar Surva kohe tuleb, hilineb. Samuti ka Paul. Nii, no kõik. Nii, kas kellelgi on enne päevakorda ettepanekuid, avaldusi? Kui ei ole, siis meie päevakorra lõpus palub sõna Paul Keskküla, et enne kui volikogu lõpetame, kuulame siis Pauli ära, mis tal öelda. Aga praegu läheme päevakorra juurde ja kõik seda on näinud, tutvunud, palun see kinnitada. Kõik poolt vastu võetud. Läheme esimese päevakorrapunkti juurde. Selleks on rahalise kohustuse võtmine, nõusoleku andmine lepingu pikendamiseks Sihtasutus Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus. Palun, Kadri. Mikrofon on siin. Ja. Ei, tule palun räägi meil see lindistus. Tere kõigile, olen Katri Jalonen Ida-Viru Ettevõtluskeskusest, Ida-Viru turismiklastri koordinaator. Ja suur tänu selle võimaluse eest täna lühidalt rääkida mul on, et mis kasu on saanud Alutaguse vald klastris. Ja mul on tõesti kahju, et ma pean ära minema kiiresti, sest ma pean kell 4 juba olema volikogus samal teemal. Ehk siis mul on 8 minutit. Et ma tegin väikse esitluse ja siin on kohe näha üks kasu, et meie põhimaterjal suvel oli selline Võõranniku suvi-sügis, kestab sügiseni, siis ajakiri, kus on nii ürituste kalender kui siis ka kaart ja palju turismijuttu, see on põhiajakiri üldse ja siin nagu näete, kaanepildil on näiteks siis just nimelt Selisoo. Nii, edasi nüüd ei lähe appi Marin. Marin, pilt ei lähe edasi. Kohe juba tegelikult. Turismiklaster. Tegelikult siis meil on klastris umbes 50 partnerit, kõik omavalitsused, osad omavalitsused on juba oma lepinguid ka selle lepingu pikenduse kinnitanud ja küsime me seda lepingu pikenduse kinnitust selleks, et saaksime taotleda siis PEEK-programmi teisest voorust lisavahendeid selle tegevuse jätkamiseks. Klaster on asutatud tegelikult ettevõtete ja mõne omavalitsuse koostöös aasta 2009 juba algatatud ja üks algatajatest oli muidu ka Mäetaguse vald. Et neid valdasid oligi 5, aga üks neist oli ka Mäetaguse. Kas sa saad ise? Nii, ja miks meid algatati oli see, et me teeksime reklaamise Ida-Virumaale, kus on tegelikult väga hea turismiressurss, aga nagu te teate, turism on majandus ehk siis teenus ja kui reklaami ei tee, siis tegelikult ei saa klienti. Ja mida klaster teeb, ta paneb need partnerite oma osalused, lepingutasud kokku ja kaasab sellele 85% ulatuses projektiraha ja sellega seoses me saame teha päriselt tõsiselt võetavat reklaami nii Eesti turul, Soome turul, Läti turul ja natukene sellist võib-olla Taanit on midagi veel. Siin on näha meie aasta tegevusplaan, meil on 3 turgu, Eesti, Soome, Läti, teeme sinna kampaaniaid, reisikorraldajad toome gruppe siia ja toome siia pressi ja teeme ka igasugust reklaammaterjali. Mõned näited. Näiteks, mis on meie suur eesmärk tegelikult, võiks olla Ida-Virumaal 2 korda rohkem turiste.
ressurss on selleks piisavalt hea, aga selleks tuleb ikka tõesti välja murda ka uutele turgude, et Soome ei ole meist kuigi teadlik, meil käib väga vähe soomlasi võrreldes Pärnuga 20 korda vähem, et kasvuvõimalus on väga hea, aga selleks me peame ikkagi seal teised üle konkureerima. Et teised on juba ammu seal tegevuses, meie alles vaikest viisi püüame. Meil on õnneks olemas oma soomlane tiimis, meil on siis Soome turujuht Ida-Virumaal, kes on siia toonud näiteks Soome kõige populaarsema mõjuisiku, influenceri, siis 2023 Soome turismi mõjuisik Henna Mikkile tegi sel aastal kampaania oli meil siis reisijuhti, kus peateemaks oli just Alutaguse ja Lüganuse vald ka. Ja siin on näha, kus ta siis käis ja mida külastas. Et see on üks töö, et soomlased üldse kuuleks meist ja selleks tuleb väga-väga palju reklaami teha. Nüüd teine näide siin konkreetselt siis oli meil siinsamas Mäetaguse Von Rosen spaas 4 ööd loodusturistide grupp Soomest, selline matka toimustu või reisikorraldaja nagu Matka Kosonen OÜ ja maikuus 25 inimest ja siit piltide pealt ka enam-vähem näha, et kus nad käisid ja huvitav on just see, et Visit Estonia Soome turujuht ütles, et teate väga huvitav, aga niuke laia profiiliga siis reisibüroo Soomest oli see esimene reis, just loodusmatka reis Eestisse, et muidu teevad selliseid reise niši reisikorraldajad, aga nüüd oli selline laiapõhjaline reisikorraldaja ja tõi loodusmatka, et see on tõesti Alutagus on väga hea koht, kuhu loodusreise teha. Nii, aga mis siis nüüd on? Marin. Järgmine slaid. Nii, tuli. Soomlastega on väga raske üksikult tegeleda, et selles mõttes hästi oluline ongi, et me teeme piirkonnana koos seda pakkumist, siis seda on piisavalt palju ja piisavalt huvitav nende jaoks. Ehk siis kui Eesti turul veel saavad ettevõtted üksinda hakkama, siis meiega võib-olla natuke vajab järgi aitamast, siis näiteks Soome ja Läti turule välja minna üksik ettevõttena on ikkagi väga keeruline. Siin on üks näide siis Läti tööst, mida me teeme, toome siia pressireise ja üks näide siis maikuust olid meil siin 8 pressi- ja mõjuisikut ja siis tuli ka üks näide tulemustest oli siis Läti Delfis kajastus. Kokku oli 2025 meil juba 3 pressireisi, kes külastasid Alutaguse maad. Aga ma ei tea, miks ta ei vaheta. Kalle, pane slaid. Lisaks nendele reisidele me käime ise väljas, et käime seal paremat kätt on siis Läti just nimelt minu meelest mess, siis keskel on Eesti suur turismimess ja vasakut kätt siis Soome suur turismimess, et käime kõik koos esindamas Ida-Virumaad ja alati räägime kõigist piirkondadest. Ja täna siis tänased postitused. Meil on olemas 3 korralikud sihtriiki, eks ju, Eesti, Soome, Läti ja neile oma kanalid. Kokku on nendes kanalites 66 000 jälgijat juba, mis on täiesti arvestatav hulk. Me jõuame sedasi tegelikult 5 miljoni inimeseni aastas ja meil on siin näited siis tänasest postitusest Soome turul, see on sama Henna video, kus ta kutsub siia Alutaguse maale. Tõin välja Eesti kanali video postituse, kus meil on uus seiklus Iisaku muuseumist ja venekeelse kanali postitus oli täna või eile vist, oli Rannapunger ja tuletorniga. Ja see on ka ühtlasi selline väga hea variant teha teistega koostööd, sest turism on väga koostööpõhine valdkond, et kui
kui meile tullakse, siis me püüame ikka soovitada, et meie ühine huvi on see, et see turist jääks siia maakonda võimalikult kauaks ja mida rohkem meil põnevaid asju turistile pakkuda on, seda kauemaks ta siia jääb ja kõik saavad kasu. Selline oli minu jutt. Küsimused? Ei ole küsimusi? Nõudsin kaardi ka 5 keeles. Andrus tahab küsida. Selle raha eest saab. Selle raha eest saab endale pressieelise. Selle eest saabki seda, et toome siia pressi, saab artikleid, saab videosid, saab gruppe, turismigruppe, et seda saab. Mul on küsimus, te mingid mitute organisatsioonide ja kiiresti mitu meie ettevõtete nagu esindate, eelistate? Teil on kindlasti mingid eelistused meil? Meil ei ole või kõike? Meil on lepingu tingimused, leping, see, mis on praegu vallal, on baasleping, sinna kuulub üks teenus, mis vald ise määrab, mida me siis turundame ja arendame ja 2 avalikku objekti, pluss me saame läbi lasta teie uudiseid. Ja need objektid on? See teenus on Autokse tervise spordikeskus ja objektid on Kauksi rand ja Vasknarva sadam. Need on valla ette määratud. Ja siis on ettevõtted ise osalevad need, kes on huvitatud. Nemad on juba eraldi. Selge. Kui küsimusi ei ole või on, siis paneme hääletusele. Aitäh teile. On, oota. Kas on võimalik? Teie saate edasi praegu ilma mõjuda? Jah, saan. Ja tänu. Mis see küsimus on? Kas Peipsi maa sellele me anname tatustada? Turism. See on küsimus Taula pigem, jah? Taula vist eelmisest. Sa ju, Andrus, tead, et ta on iga aasta olnud meil samamoodi toetatav ja nii kaua, kui nad toimetavad ja me oleme seal liikmed, nii kaua me oleme ka seal rahaliselt toetanud ja toetame edasi, nii et jah. Ja mind ausalt öelda häirib üks asi, et kõik on ilus ja suurepärane, aga need organisatsioonid, mida nad eelistatavalt, mitte eelistatavalt, aga esindavad, need organisatsioonid on need, mida meie vald kogu aeg doteerib. Ja tegelikult me eraldame seda raha juba aastaid sinna, ma mõtlen turismiklastrisse. Ja ma ei ole kordagi näinud, et see doteering eriti väheneks, siis tekib küsimus, et kus see kasu on? Me maksame selle eest, et meid reklaamitakse ja me doteerime jätkuvalt edasi. Turistid toovad sisse meile. Kui turistid toovad sisse meile, see on väga tore. Miks siis volikogu peab neid toredaid organisatsioone jätkuvalt doteerima? No me ei tea, palju me muidu veel peaks doteerima. Oleks asi tunduvalt tullemgi. Me ei tea seda. Olgu, paneme hääletus. Vladimir. Enamus poolt vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on Alutaguse
vallavalitsuse 25 aasta teise lisaeelarve eelnõu. Palun Luule. Tere kõigile. Lisaeelarve maht on küll numbritseliselt suur, aga selle tingib siis investeeringute korrigeerimine tulenevalt ehitushangetest ja kokkulepetest. Ja siis raha, mis sellest korrigeerimisest vabaneb, suunatakse siis aasta lõppu vabasse jääki. See toimis või? Nii. Siis tulude poolelt on suurendatud füüsilise isiku tulumaksu laekumist 40 000 eurot ja seda põhjusel, et hooldekodude kohamaksude tasumiseks meil eelarvest raha tuleb puudu, kuna kliente, kes on hooldekodudes, klientide arv on suurenenud ja lisaraha läheb kõik, mis füüsilise isiku tulumaksust tuleb, läheb siis hooldekodude kohamaksude tasumiseks 40 000. Saadavad toetused tegevuskuludeks, seal on näha vähenemine. See tuleb sellest, et noortekeskusele saime küll lisaraha projektidele, aga see täiendav tööjõukulude toetus, mida makstakse siis õpetajatele, selle kohta läks meil siis aruanne ja esitasime uue taotluse aasta lõpuni. Ja nüüd aastaks planeeritud rahad selle võrra siis, mis muutuvad, siis on korrigeerimise tasutuste lõikes, see on haridusministeeriumi poolt eraldatud raha ja selle korrigeerimise tulemusena siis teatud koolidel väheneb, teatud koolidel suureneb ja riigilt saime siis toimetuleku toetuse maksmiseks 7000 eurot lisaraha. Kokkuvõttes jääb asi miinusesse. Ja kulude poolelt siis suureneb kulude poolt samas summas, mis siis tulude pool. Noortekeskused saavad oma noortemaleva kulude katteks ja 2 projekti, mis käivituvad, projektid Noorte sild ja rahuhobustega. Need rahad on juba laekunud ja hariduse eelarve kokku väheneb siis 15 000 eurot ja see tulebki sellest Ida-Viru täiendava tööjõukulude toetuse korrigeerimisest. Pluss lisanduvad siis mõned väikesed projektid koolidele. Ja sotsiaalse kaitse eelarve suureneb siis 47 000, sellest siis 40 000 läheb hooldusteenuse tasumiseks. Hetkel on selle kuu alguse seisuga 66 meie valla eakad siis hooldekodudes ja 7000 eurot siis läheb toimetulekutoetuse lisamaksmiseks. Investeerimistegevuse tuludesse võtsime siis veel põhivara müügist laekunud tulusid lisaks ja soetuse eelarve väheneb, põhivara soetuse eelarve 1 miljon ja soetuseks saadav sihtfinantseerimisele siis ligi 500 000. Ja muutused tulenevad siis üleminevatest investeeringutest ja hangetest. Ma ei tea, kas see tabel on teile nähtav, peaks vist olema. Toetatud elamine, selle kohta oli siis hange, ühe maja hange ja see hanke summa oli eeldatavast palju suurem ja selle tulemusena minnakse nüüd uuesse hankesse ja seetõttu on see kõik siit maha võetud, jätsin ainult 60 000 teatud alustuseks ja see ehitus ja ka toetuse saamine toimub siis 2026. aastal, see on viidud juba siis eelarveprojekti järgmisse aastasse. Alajõe jalgtee ehitus osa läheb järgmisse aastasse, sellesse aastasse jääb siis 100 000, 150 000 läheb üle järgmisse aastasse. Sama lugu on Kuremäe keskväljakuga, mis alustatakse sellel aastal ja osa läheb üle järgmisse aastasse. Läheb ära ka Rannapungeri ja Jõekalda projekt ja kaldakindlustus, seda ei tule sellel aastal. Ja lisandus siis ühe projektiga saadud raha, projekti toetus oli siis 13 824 ja valla osalus 2439 eurot ja see on siis Iisku keskväljaku mänguväljak.
ja selle tulemusena siis investeerimistegevus väheneb ligi 1 miljoni võrra, kõik lähevad üle järgmisse aastasse. Nüüd põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine. Eelarves planeeritust väheneb siis 845 905. Mul on siin selgitused kirjutatud, aga ma võtaksin tabeli ette, siis see on ehk selgem pilt, et esialgselt oli planeeritud Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonile 570, nüüd aktsiaselts Emajõe veevärk esitas nii mõlemate nii veetorustiku kui kanalisatsioonitorustiku kohta oma prognoosi tööde teostuse ja meilt raha taotluse kohta. Nad küsivad rahamakse taotlusega ja nende prognoosi järgi vastavalt siis korrigeeritud summast järgmisse aastasse. See, mis on koondeelarves, see jääb siis sellesse aastasse. Siis Alajõe kogukonnamaja, selle aasta summa oli 476 000, kuna hanketööd alles lähevad lahti, alustatakse siis pool sellest selle aasta summast on viidud järgmise aasta eelarvesse ja siit siis vähendatud. Kiikla reovee puhasti renoveerimine hange tehtud, maksumus teada, aga tööd alustatakse nüüd ja lähevad üle osaliselt järgmisse aastasse. Siis lisanduvad 2 taotlust, mille Alutaguse haldus nagu esitas ja millega ka tegeletakse, on siis Iisaku reservkatlamaja üleviimine gaasiküttele ja sama Kiikla reservkatlamajaga. Need summad on siis vastavalt 32 000 ja 34 000. Ja Mäetaguse biotiigi renoveerimine, samuti Alutaguse halduse taotlus, mis oli meil eelarves 200 000. Töö lükkub järgmisse aastasse, kuna vajalik oli tehnilise lahenduse ümberprojekteerimine ja seetõttu töid sellel aastal alustada ei saa. Ja kokkuvõttes siis tulebki selline vähenemine. Vabandust, läksin juba liiga kaugele. Laste jääb ette. Nii. Äkki on veel küsimusi? Küsimusi ei ole, aga üks märkus on. Jah, palun. Miks on vallavalitsuse teine lisaeelarve? Seda võiks siis vallavalitsus arutada. Volikogu arutab Alutaguse valla 25. aasta lisaeelarve, mitte vallavalitsuse. Pealkiri mind häirib. Alutaguse valla lisaeelarve, see on minu viga. Pealkiri on natuke eelnõu pealkiri on Alutaguse valla 2025 aasta teine lisaeelarve. Päevakorda jäi minu tõttu vale pealkiri. Eelnõu on õiget. No, see on puhtalt, jah. See on küsimus, see oli tähelepanu. Kas küsimusi veel on? Kui ei ole, paneme teise lisaeelarve hääletamisele. Enamus poolt vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Kas me Andrust või? No, ta on kaua tuleb oodata. Nüüd tuli. Nii. Ma ei hakanud tooma siia slaidide peale pikka teksti, mis oli kirjutatud eelnevate aastate analüüsid, rahvastiku arvud. Aga tõin siis lihtsalt olulised osad ja tabelid, et eelarvestrateegia tulud arvestatud siis tulumaksul kasvuga 4% ja muudes tegevustuludes on siis vähenemine seoses kaevemahtude langemisega ja VKG kaevandus lõpetab oma tegevuse. Ma panen selle graafiku ette, võib-olla see näitab siis midagi.
nii palju ma veel kommenteerin, et hetkel, kui ma siin arvestasin ka seda toetusfondi, ei olnud veel teada, palju tõuseb õpetajate palk, palju riik annab lisaraha. See ei ole ka praegu täpsustusel, läks alles siis nüüd riigieelarve esitati alles valitsusele ja prognoos on, et 8% seal tõuseb. Siis tulumaksu tõus on siis, nagu ma ütlesin, 4% aastas. See nüüd muidugi ka ei tõuse suurema protsendiga, sest nende aastate jooksul põhiliselt väheneb töötasudelt eraldatav tulumaks ja suureneb siis pensionidelt maksav tulumaks, aga pensionitulult tulumaks on väiksem, sellepärast on see protsent meil sama enam-vähem. Siis maamaksuga on väikse sammuga protsent vastavalt, nii nagu seadus ütleb, 10% arvestatud on, et need määrad jäävad samaks, kaupade teenuste müük samal tasemel ja ressursitasud, siis see eelviimane tulp, seal on siis vastavalt KEV prognoosidele, et aastaks 2029 läheb ta siis selle poole peale enam-vähem. Samas loodame, et tulumaks tõuseb, see kuigi palju maandab seda langust ja kogu siis eelarve majandamiskulud on arvestatud nagu kokkuhoiu printsiibiga, et tuleb leida need kokkuhoiukohad. Siin ma tõin ka välja, kuidas muutub siis tulumaksu protsent, mis meile eraldatakse, et väheneb üldine ja suureneb siis pensionitulult makstav osa. Tasandusfond, toetusfond, need siis täpsustuvad alles võib-olla detsembrikuuks, kui eelarve tuleb volikokku. Prognoosi kasvu on pandud 2,2 ja 3%. Ja kaevandusõiguse tasude suhtes võin kommenteerida nii palju, et VKG ei ole veel oma prognoosi esitanud, aga Enefit esitas oma prognoosi eile ja sellest prognoosist lähtuvalt, nii kuidas mina nagu seda arvestasin, põhjust muutmiseks ei ole, et ta mahub selliste piiride sisse. Et küll muidugi kaevandab ta 500 000 tonni vähem, see teeb meile rahas 137 000 vähenemist. Aga selles eelarvestrateegias ma juba eelnevalt olin seda arvestanud, et vähenemine võib tulla ja see protsent oli nagu maha võetud. Siis põhitegevuse kuludes, nagu ma mainisin, on kasvu arvestatud 2026. aastaks üldist kasvu 3%. Aga kui nüüd õpetajate palk eelmisel aastal tõusis meil ainult ju 3, millegagi, siis selleks aastaks on nagu haridusminister välja hõiganud 8%. Alampalga muutusest ei ole veel kusagil tasemel juttu olnud, mitu protsenti see tõuseb ja kui siis on vaja meil need personalikulud eelarves nagu suurenevad rohkem kui on praegu eelarvestrateegias, siis on võimalus see, et me peame kärpima majandamiskulusid üldiselt, sest tulubaasi suurenemist rohkem prognoosida ei saa. Ja põhitegevuse kulud ongi siin tabelis välja toodud, võib-olla ma võtan selle kohe, et arvude jälgimine on raske, võtan selle ette nagu, et antavad toetused on 2026 on see hall turp, et on enam-vähem samal tasemel, mis sellel aastal, sellepärast, et selgeks peab saama ka mingil hetkel eelarvega see, et mis saab suplusmajast, kas see suplusmaja jääb doteerimisena, siis ta on toetusena, või see suplusmaja tuleb vallale ja siis ta läheb majandamiskuludesse, hakkab vald ise sellega opereerima. Siis personalikulude tõus on planeeritud nüüd 26 ja 27, edasi on ta samal tasemel. Miks põhjus on see, et kui kaevemahud langevad, siis ilmselt tuleb struktuuri muutustega seda personalikulu hoida samal tasemel. Ja majandamiskulusid on juba sellel aastal, kui me vaatame seda oranž ja hall, järgneval aastal juba kärbitud ja tulevastel aastatel tuleb ka leida neid kokkuhoiukohti, kuidas neid kulusid hoida nagu kontrolli all. Ja investeerimistegevuses on siis eelarvevahendis
ilma laenu vahendeid rakendamata planeeritud kõik ja alati on võimalus, laenukoormust meil üldse enam ei ole, alati on võimalus oluliseks investeeringuks siis võtta laenu, kui neid tekib. Ja siis nendel eelarvestrateegia aastatel on siis saadav toetus põhivarale 11,8 miljonit. Mul on siin lahti toodud, millistele objektidele need tulevad. Üldtabelist ma võib-olla viimasele alumisele reale ütleksin nagu, et siin on likviidsete varade muutus, suurenemine, vähenemine, see ei ütle teile midagi. Kas on näha või ei ole näha? Ma ei saanud teda rohkem mahutada, et läheb siis 26. aastal siis Alutaguse valla teenusekeskus lõpetatakse, Alajõe jalgtee ehitus lõpetatakse, teede pindamine ja renoveerimine siis sai suurendatud selle aastaga võrreldes summat. Vastavalt vajadusele saab siis sellega opereerida. Siis siin on teil tabel Rannapungeri ja Jõekalda projekt ja kaldakindlustus, mis eilses eelarve ja arengukomisjonis siis sai lepitud kokku niimoodi, et see objekt läheb objektina siit välja ja see summa, mis seal on planeeritud 110 000, läheb siis reservi projektide oma osaluseks, kuna maadega lahendused ei ole selged ja on oht, et see ei saa teostatud järgmisel aastal ja läbirääkimised siis jätkuvad. Ja Iisaku kooli ehitus läheb nüüd lahti, kestab siis ta üle 2 aasta. Ja toetatud elamine, kogu raha, mis on projekti toetus ja ka meie osalus on üle viidud siis 26. aastasse. Kas selle eest saab planeeritud 2 maja? See sõltub kõik nüüd sellest hanke tulemusest, mis nüüd uus hange ülesse läheb. Ja üldiselt on järgmise aasta investeeringute kogusummat vaadates ligi 10 miljonit. Summa päris suur. Siis samas anname ka põhivara sihtfinantseerimiseks suured summad välja, siis lõpeb siis Emajõe veevärgiga järgmisel aastal tööd ja leping vastavalt tema sellele prognoosile. Sihtasutus Alutagusemaa saab valmis siis Alajõe kogukonnamaja, sellele läheb valla osalus oma osaluse katteks. Ja Mäetaguse biotiigi renoveerimine, mis siis läks siis üle ja mis toimub siis järgmisel aastal. Ja vastavalt Alutaguse halduse taotlusele siis ka Mäetaguse katlamaja, reservkatlamaja viiakse üle siis gaasiküttele, aga see saab toimuma siis 2027. aastal. Et sellised summad on siia sisse kirjutatud. Siin mul on välja toodud, et garantiikirjad ja lepingud, nende juures nagu ei peatu. Siis sõltuvad üksused on meil Alutaguse haldus, sõltuvad üksused sellepärast, et nad saavad vastavalt reeglitele meilt siis olulise osa tulust. Alutaguse haldus, Iisaku keelkonna muuseum, Pannjärve tervisespordikeskus ja sihtasutus Alutaguse maa. Ja sõltuvad üksused kokku, need eraldi tabelid on ka mul olemas, on siis seis selline, et laenukoormust hetkel seal suurt peale ei ole. Omadega tulevad nad välja, arvestades muidugi selle hulgas meie jätkuvat toetust. Et kokkuvõttes siis nii palju, et vastab Alutaguse valla eelarvestrateegia kõikidele omavalitsustele riigi poolt kehtestatud tingimustele. Ma ei ole huvi pärast vaadanud, et neid omavalitsusi vist väga vähe, kellel laenukoormust ei ole absoluutselt. Ja meie ohukohaks on siis just need kaevemahtude suurenemine, sest riigi poolt eraldised, kui praegu õpetajate palk küll tõuseb 8%, siis seda lisaraha eraldatakse ju mitte õpetajate põhiselt, vaid õpilaste põhiselt. Ja kuna klassi õpilaste arv klassides on väike, siis valla eelarvest, tähendab see ei kata seda tõusu ära, valla eelarvest koormus nagu suureneb. Ja siis kõik oma osalus
see on siis 5,5 miljonit, läheb siis meie kogutud eelnevate aastate ressursitasude laekumistest, läheb siis nende siin eelarvestrateegias kirjeldatud investeeringute ja põhivara sihtfinantseerimise katteks. Et eilses eelarve ja arengukomisjonis oli siis ettepanek ka, et tuua siia sisse oluliste objektide reservnimekiri ilma summadeta, sest reegel ütleb, et tabelisse võib sisse panna investeeringut, millele on rahastus olemas ja mille teostus on kindel. Ja siia said siis sisse kergliiklusteed, millele on meil eelnevalt projektid koostatud, et saaks minna projekti taotlema ja sõltuvale üksusele Alutaguse haldusele siis Iisaku reovee puhasti rekonstrueerimise on samuti päevakorral ja selle eraldis sai ka nimeliselt sisse jäetud. Ja minu poolt oleks siis kõik, kui nüüd keegi tahab midagi küsida või on tekkinud sealt, siis mina küsin. Ja palun. Meil oli minu poolt juttu, et sinna lisada ka Kuremaa kogukonna maja reservnimekirja. Seda seal ei ole. Selle võib lisada, kui volikogu on selle poolt, selle lisamine on väga lihtne sinna nimekirja lisada. Aga mis selle majaga on siis nägemust, ettepanekuid? Praegu on ettepanek selline, et see kogukonna ruumid saavad küll mingisuguses vormis valmis, eks ole, aga maja ei ole ikka kasutatav. Lisaks sellele on tal perearsti ruumid, mis on vaja korda teha. Praegusel juhul on tänase seisuga ei saa perearst taotleda ka koolitoetervishoiuteenuse osutamisluba tänu sellele, et need ruumid ei ole korras. Teine küsimus, esimesed 2 kergliiklusteed olid eile komisjonis arutuses, 3. ei olnud. Kuidas ta sinna sattus? Me hommikul vaatasime üle need väiksed teelõigud, mis sealt on ja selle kohta lihtsalt projekt ja järelikult seda infot siin komisjonis kellelegi, et on korra nii taodeldud, ei toona rahastusest välja. Aga need on ainult need, ega need meil on projekteerimisideid on saatus on 10, eks ole, kuhu veel kergliiklusteed teha, Peipsi äärne näiteks ja need, kus siin olemas olevat pikendada. Aga lihtsalt need on valmis projektid, ainult see, et lihtsalt nende Rappa ja Eredale kõrval see Kasevälja, see tee on juba valmis aastast 2021 minu meelest. Jaa, see on väga ammune projekt valmis, aga meil on selle üle kogu aeg olnud vaidlus selle mõttekusele. Projekt on olemas, sellest ma olen nõus. Jaa, aga volikogu siin, Paul tuli ettepanek 1 sisse, eks ole, sinult tuleb ettepanek see välja ja otsustakegi, ega see ei ole mingisugune dogma siin, et peab nii olema vallavalitsus täna. Muutis seda eelnõud, mina seal komisjonis ei olnud, aga mul tuli lihtsalt meelde, et see projekt on meil olemas, et paneme, kui te arvate, et ei ole vaja, siis võtame välja, nii lihtne ongi. Ma lihtsalt sel juhul ma küsin, et kas muidu vallavalitsuses täna, kui oli jutuks, oli see Kuremaa kogukonna maja oli ka jutuks ja see siis võeti nimekirjast maha või? Täna ei vallavalitsusest ei luule lihtsalt enne sama eelnõud, mina ei ole teile komisjonis ei tea, et kui siis ma ütlen, vallavalitsus ei ole selle vastu, et Kuremaa oleks seal sees, loomulikult panen sisse, kui tahab, et nii on plaanis see maja korda teha, et mitte arvata nüüd, et mis on sees, seda siis tehakse, et kuu ajarast nõus volikogu võtab, ma arvan, kohe selle sama eelnõu uuesti ette ja vaatab üle ja lisab sinna, mis siis uued inimesed tahavad, eks ole, ja võtab ära, siis mis võib-olla nendele ei meeldi. Nii et selle tõttu ma oleks küll siin väga nagu aval, et pangem juurde ja võtkem ära, siis täpselt nii nagu tänane koostis on. Martin, kas sa praegu ise saad lisada või? Vist ei saa? Nendesse lisadesse me ei saa. Sinu on see, et kas me peame need läbi hääletama volikogu peal, kui on ettepanekud, mis ei ole tähtaegsed, et me lihtsalt paneme need sinna sisse, sest ettepanekuid ei ole tähtaegs tehtud. Kuna ta ei ole summaline, siis võib selle lihtsalt lisada ja see ei nõua hääletamist. See on ju rea alused, reserv. Kohustusi ei võeta sellega ja ma lisan selle sinna seletuskirja ja sellega on korras. On kõik nõus? Jah.
nii, on veel küsimusi? Väike küsimus on Oota. tulude poole pealt, maksutulud, Jah. maamaks. Me räägime, et 10% aastas võiks maamaks tõuseb. Aga kui sa vaatad siin selles eelarvestrateegias, siis ta tõuseb 5 aastaga peaaegu 120%, et kuidas seda mõista. 2014 sealhulgas maamaks on 411 000, 29 on 880 000. Peaaegu 120%. Siis olid ju maamaksumäärade muutused. No. Ja ma lihtsalt ja see teeb eksitavaks, jah, visuaalselt, võib-olla ma hakkan selgitama. Eelmises eelarvestrateegias oli sees selgitus, mina võtsin selle hetkel siit maha, sellepärast, et 2024 me saime maamaksu tunduvalt vähem kui aastal 2023 ja see oli see natukene apsakas maamaksumäärade kehtestamisel. Jah. Küsimus oli Andrus. Mul on 2 küsimust, et üks oli see sama maamaksu teema, et kui aastani 2029 igal aastal tõuseb 10% või? Jah, tegelikult vabandust, ma sekkusin vahele. Tegelikult kui seda jagada, siis ma võtsin natukene maha seal, kui jagada seda läbi, siis ta tuleb vist kuskil 8 igaks juhuks, et ma ei teadnud ju, miks ma ei pannud seda 10, ma ei teadnud, mis hakkab toimuma nende niinimetatud looduskaitsealadega, kas meil see väheneb või ei vähene, kuidas seda kompenseeritakse, et see ei ole, kui te jagate nüüd eelmise sellega tagasi, siis ta ei ole päris 10%. See, et kui see aasta oli 10%, siis järgmine aasta lisandub 10% juba sellele summale, mis on see aasta ja ülejärgmine aasta on jah, sellele summale. Jah, täpselt nii. Iga aasta kasvab, et ei lõpegi kasvamist. No selle eelarvestrateegia perioodil küll ja siis millal see jõuab siis sellele tasemele, siis läheb veel mõned aastad. See sõltub sellest, kas me maamaksu määrad, mis on kehtestatud, jäävad nüüd samaks või volikogu muudab neid veel, seal muutmise ruumi kõrgemale veel on. Ja, aga küsimus ongi selles, et kui me neid koefitsiente vähendame, siis me tapame kõik oma maaomanikud ära vahetama, mis maaomanikud nad on. No, looda. Ja teine küsimus. Ja, palun. Mina sellise asja poolt hääletada saaks iga aasta, et tõuseb 10% ja koefitsiente vähendada. Aga teine küsimus on Kiikla gaasikatamaja. Kiikla reservkatlamaja viiakse üle gaasiküttele, sellepärast, et see, nii palju ma olen kursis, sest ma olen Alutaguse halduse juhiga suhelnud, seal praegu toimib ainult see kaevandusvesi, see, mis on seal kattel, mis võtab nüüd seda õli, on ta põlevkiviõli või mis, et see on omadega õhtul peaaegu. Ja et talvel ei tekiks siis niimoodi, et see kaevandusveel soojus on niivõrd väike, et ta ei kütta ära asulat, siis saab rakendada seda gaasikatlamöö. Et selles ei ole küsimus selles, et aasta pärast võtab Euroopa Liit Vene gaasi ostmise, et kas me võiks panna lihtsalt sinna uus Kiikla katlamaja sõltumata see sõna gaasist välja võtta? Seda ei oska kommenteerida. Ma võin kommenteerida, et võib välja võtta, et lihtsalt, et ta tuleb kaasajastada ja võib-olla mesinik selle aja peale, eks ole, et siis tuleks hoopis seda teha, et ma olen Andrus ka nõus, et ei pea olema gaas seal. See on talle vabaduse ükskõik, mis kütte sinna tuleb, aga ei mainiks seda sõna gaas. Väga lihtne välja. Vesinik on ka gaas. Andrus, kas me veel küsimusi? On üldse veel kellegi küsimus? Palun. Ka ei ole küsimus, aga väiksed täpsustused, et see määrus jõustub ikka 2026, ma loodan, mitte 2025. Praegu 2025. Ja teine oli see samamoodi, et need sõltuvad ettevõtted, et mitte 2024, aga 2026. Seda arvestatakse niimoodi, et sõltuvaks loetakse eelneva aasta Rahandusministeerium annab sõltuvate üksuste
tabeli meile, kelle me peame sisse lülitama ja see on eelneva aasta pealt võetud. Seal on Rahandusministeeriumis ilusti tabel näha 2024 sõltuvad üksused, järgmisel aastal on 25 sõltuvad üksused, et nende oma me peame sisse lülitama. Järgmisel aastal lisandub meil ka veel, surutakse meile ka sõltuvaks üksuseks Alutaguse hoolekeskust. Kuigi ma sel aastal RTK-ga nagu vaidlesin, ütlesin, et et aga tegelikult ju, et see, et me maksame viidi üle see arvestuspõhimõte, et me maksame nagu toetusena seda sinna, siis see ei ole ju tegelikult õige, me ostame ju sisuliselt teenust. See, et riik pani tema toetuse kontole ja loetakse sõltuvaks üksuseks, selles osas siis ütles mulle RTK, et no las siis sel aastal jääb, sel aastal me neid sisse ei pane, aga järgmisel aastal on kindlasti sõltuv üksus. Need on riigi käsuliinid, mis niimoodi kirjeldavad seda. Kui volikogu ei otsusta näiteks seda maha müüa. Jah. Ma mõtlen, et kas selle hotelliga tekkis seda ohtu? Hotelliga oleme me mitu aastat järjest seda kahjumi võrra me hindame ju alla seda vara, mis me neile oleme andnud, et seda küll, aga me sisuliselt eeldavast kogu aeg eraldame sinna raha. Aga sõltuvalt... Me ei ole 2024 nii palju. See aasta läks suur summa, aga see 80 000, aga see ei ole veel selle protsendi määrani, et ta tuleb sõltuvaks üksuseks. Aga kui me nüüd veel sinna anname, siis ta ongi sõltuv üksus, jah. Ja ma just seda mõtlengi, et... Ja, aga praegu ei ole. See koht koolitab. Nii palju. Nii, küsimused on läbi. Siis paneme hääletusele. 26-29 eelarvestrateegia. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Luule. Tänan. Järgmine päevakorrapunkt. Garantii andmine. Tauno. Eile eelarve majanduskomisjon seda teemat põhjalikult arutas ja ma saan aru, et komisjon on selle eelnõu osas toetav, et anda see garantii, et püüda siis PEK-meetmest, mis on siis maakonna ülene, saada lisainvesteeringuid ja konkreetselt siis, mis meie valda puudutab, see suurusjärk on umbes 1 000 000 eurot. Ja et siis selle garantii suurus oleks 300 000 eurot, mida siis me saaksime siis 16. oktoobril selle taotluse siis RTK-sse esitada. Et sinna oleks vaja siis seda volikogu otsust, et me garanteerime juhul, kui me raha saame. Et kui sealt voorust see projekt rahastamist ei leia, siis see garantii käiku ei lähe. Ja ennetan, et kui küsida ka, et kus see 300 000 tuleb, et kas ta on meil eelarves, siis nii nagu Luule siin eelnevalt rääkis, et meil on nüüd sama investeeringute seal nimekirjas on meil reserv nimekiri ja see rannapungeri osa sealt 110 000 veel ka ju sai rannapungeri konkreetselt objektit ära tõstetud, et reserv nimekirjal on meil 360 000, nii et eelarves on tegelikult ka see raha olemas, et kui toetust saame ja seda vaja läheb, see summa võib veel muutuda, ehk et kui see rahastatav projekt on väiksem, siis garantii või summa võib väheneda. Kui ta on suurem, eks ole, kogu maksumus, siis see lihtsalt ei suurene, siis tuleb oma osalust suurendada sihtasutusele endale. Nii et minu ettepanek vallavalitsuse poolt on, et palun seda eelnõu toetada ja siis see garantii anda. Et need tegevused, mis me sinna Pannjärvele kavandame, tervisespordikeskusse, on tegevused, mida me peame tegema nii kui nii. Ehk et kui me nüüd seda toetusraha saame, siis me lihtsalt ongi nii, et 2/3 lihtsalt kergendame oma maksumaksja koormust, ehk et saame selle siis projektist. Et kui ei saa, siis lähema mingi 5-6 aasta jooksul me peame neid tegevusi nii kui nii tegema, sel juhul juba siis 100% kogu maksumus. Jaa, nüüd on küsimuste võrd. Andrus, palun. Jah, et ma eelmine kuulasin ka seda komisjoni ja see on vähe ajas see asi, et mis on hallid ja asjad, et ei ole küsimus. Mida ma ei kuulnud, oli see osa, mis puudutas mingit kergliiklust teid. See ei ole selle projekti osa,
Seal on projekt on siis mitme omavalitsuse peale, Jõhvi, Toila, kes nüüd ühinevad, sinna on kaasatud ka Kohtla-Järve ja Kohtla-Järve osa selles projektis on siis umbes kilomeeter seda teed, mida nad täna siis sealt vanast Ahtmest Pannjärve teeristi poole juba liiguvad või ütleme, et jah, juba ehitavad, aga poole peale jällegi, ehk et mingi kilomeetrine jupp jääb või 1,5 kilomeetrine jääb õhku, et see on seal sees, aga sinna ei kuulu, selle alla ei käi meie garantii, see 300 000, see puudutab ainult meie, ütleme, et Pannjärves tehtavad nende investeeringute ja nende tegevuste nii-öelda oma osalust, et selle garanteerib sel juhul Kohtla-Järve seal projektis ja seal on tegelikult riskiprotsent on üsna suur, näiteks 50-50, kas see üldse sealt eelarvesse jääb või võetakse maha, et peekmeetmest kergliiklusteid ei rahastata, aga see on ainult, ütleme, täna seal ühe reana sees sellepärast, et see võimaldab Ahtme seda 15 000 ja Jõhvi 10 000 ja läbi Jõhvi seda Kohtla-Järve 10 000 elanikku sealt hulgast need inimesed saada liikuma turvaliselt sinna tervisespordikeskusesse, et sellega on ta nagu põimitud selle projekti osaks. Aga jah, see meie garantii sinna ei käi, selle kohta ei kehti. Meie jupp Rausvere ristist Kohtla-Järve linnapiirini on valmis. Jah. Selge rohkem küsimus ei ole. Palun, Ajo. Ja mul seoses jah sellega, et kui ma kuulan seda, et me selle projekti raames saab ka selle kergliiklustee valmis, et paremini sinna pääseksid ja nii edasi, et tegelikult suure osa kõikidest investeeringust teeb kogu aeg Alutaguse vald. Ei, see meie sinna investeerib, see on puhtalt Kohtla-Järve. Ma põhimõtteliselt üldse sinna Pannjärve keskusse, me oleme ikka väga palju sinna investeerinud ja teeme seda jälle oma läbi selle oma osaluseks, see toetus on teile hakkab. Kasutavadki ju põhiliselt suures osas Kohtla-Järve inimesed ja sealt ju meile tulu ei tule ja nad ei ole nõus ka olla nii-öelda selles sihtasutuses sees ja sinna panustada. Minu jaoks on, see polegi võib-olla küsimus, aga me oleme sellest pikalt rääkinud, et see tulevikus see peaks kuidagi ju muutunud. Ja see, kes eile siin komisjonis oli, siis Timo käis rääkimas, et siit mulle jõudnud info kohaselt, et see oli ka siin nagu teemana ikkagi nagu selgitatud, et need tegevused, mis puudutab siis, ütleme, kuhu kehtib see meie garantii 300 000, et me saaks selle miljoni nii-öelda sealt programmist, kui hästi läheb. Et need on sellised tegevus, mis tulevikus neid nii-öelda valla omaosaluse kulusid ka vähendavad, ehk et pikeneb siis nende väljakute kasutamise aeg, tuleb neid väljakuid juurde, ehk et tuleb kliente juurde, kes selle teenuse eest ka siis maksavad ja see läbi siis aitab see kaasa sellele, et tulevikus see valla osa mitte ei suureneks, vaid väheneks siis võib-olla kiiremas tempos, kui ta nüüd on meil olnud. Et aitab selle kaasa, et jällegi kordan seda, et vastasel korral see 1 miljon või 1 200 000 tuleb meil endal kõik teha nii, kui me tahame seda keskust ütleme, et üleval pidada ja sellisena hoida. Et see on lihtsalt võimalus, et seda programmi raha nagu ära kasutada. Aga muidu on jah, et see on meil ju, pole esmakordne, see on meil kõigil teada, et meie valla elanike võib-olla heal juhul 15%, kes kogu seda keskust nii-öelda kliendina kasutab, ülejäänud on kõik ikkagi teised piirkonna inimesed, jah. Tauno küsimus mitte otsene, aga me teame, et varsti avaneb RTK kergliiklusteede programm. Kui me seda praegu toetame, kas me ei tõmba endal sellega võimalus kinni? Ei, aga kergliiklusteed, meil ei ole seal mingit kergliiklusteed. Ma loen teile ette või paneme... Eks see meid ei puuduta. Paneme eelarve, et siis on nagu volikogu liikmetel selgem. Et Kalle, kas sa saad panna palun see, mis ma saatsin selle, mis on tänaseks seal nii-öelda need tegevused meil seal nii-öelda arvestatud, mis on taotlusesse läheb. Need on muutumises küll. See käis, jah? On olemas, ehk et meil on seal jah, see suusaraja masin ja sellele garaaž, kunstlume tootmise asjad, taristu, 2 padelliväljakut, lasteväljak ja PVC hall siis see padelliväljakule ja multispordiväljakule. Et need on need, mida me siis garanteerime, pluss siis need niinimetatud pehmed tegevused, erinevate ürituste, koolituste, seminaride ja siis suur ürituste läbiviimine.
et kergliiklusteid ei üldse me ei garanteeri, et see on ainult see Kohtla-Järve osa selles 1 kilomeetri lõigus. Sa räägid teist asja, selle üle ma ei vaidle, ma räägin RTK-st avanevast kergliiklusteede meetmest omavalitsustele, ma ei räägi konkreetselt praegu Jõhvist ja Kohtla-Järvest. Aga kuidas see selle garantii? Ei no küsimus on selles, et kui me sinna läheme, see eeldab meilt ka oma 300-400 000. Kui me sinna läheme. Ja nüüd, kui me nii-öelda 300 käime siin välja, ma kahtlen, et me üldse sinna meetmesse minna saame. No see kahtlemise küsimus, volikogus on liikmeid rohkem, mina palun valitsuse poolt, et palun hääletada ja palun toetada seda eelnõud, sellepärast, et see on meil võimalus oma maksumaksja koormust kergendada tulevikus, et võtta see miljon näiteks programmist vastu, kui see projekt meil õnnestub. Kui ei õnnestu, siis seda oma osalust ka sinna ei kulu. Ja eelarve osas ka, nagu sai välja toodud, täna on ta meil tänase volikogu poolt, eks ole, ka järgmise aasta eelarves nii-öelda seal projekti oma osalustena, ütleme, et mahub sinna sisse ja kui tuleb ka kergliiklusteede meede, et sinna on vaja oma osalust juurde, siis on juba uus volikogu, kes võtab siis eelarve lahti ja ütleb, et jah, et tõstame siis mingisugused püsikulud, eks ole, et vähendame püsikulusid, suurendame veel investeeringuid või et kergliiklusteedele tuleb järgmine miljon, on võimalik saada toetust, sinna on vaja oma osas 300 000. Ma ei julgeks vallavanana teha ettepaneku, et kui mujalt ei ole, palun võtame laenu, eks ole, võtame selle jälle miljoni vastu ja laename see 300 000 ja teeme selle ka ära, et teeme siis 2 head asja. Et ärme nüüd nagu täna siis nagu oletuste pealt, et äkki tuleb veel, et ärme seda ka nüüd otsusta, et ärme selliseid otsuseid palun tee. Palun. Ma iseenesest olen selle projekti poolt, selles mõttes, et tõesti seal on sellised asjad sees, mis on tegelikult sinna keskuses nii naarel hetkel targis. Ma ainult ütlen nii palju, et seal on päris palju raha seal pehmete tegevuste peale, et seal peaks nagu jälgima, et see asi oleks selles mõttes ühtegi sisuline, teine asi, et nii palju võimalik meie oma inimesed ja näiteks oma lapsed ja noored saaksid selle arvelt ka oma liikumist parandada ja laiendada. Tähelepanek õige, et see on selle meetme, see PEIK-meetme eripära, et seal peab olema 20% neid mitte materiaalseid investeeringuid ehk et need samad niinimetatud pehmed tegevused, eks ole, nende koolituste ja uuringute ja selliste asjade, seminaride ja ürituste peale, jah. Et pigem jah, kaasata sinna võimalikult maksimaalselt meie inimesi, et nad kasu saaks, mitte et kuskil seminaril neid pirukate või kohvina ära tarbida. Nõus. On veel küsimusi? Kui ei ole, paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Tauno. Järgmine päevakorrapunkt. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks. Sirje. Tere kõigile. Permiskülas on siis Sinilahe omanik, kinnisasja omanik esitanud avalduse, et sellise väikse kolmnurga saaks valla veevõtu katastriüksusest liita tema kinnistuga. Tegemist või see kolmnurk on tekkinud katastri mõõdistamise käigus, et selle Sinilahe mõõdistamine, esialgne mõõdistamise piir põhjapoolne oli tunduvalt kõrgemal, nii et seda teed praktiliselt poleks jäänud. Ja seetõttu ongi näha nagu, et oleks teekumerus seal sees. Tegelikult oli piir ikkagi lõuna pool ja see kolmnurk on meie kasutusest väljas, ta ei ole teemaa seal. Et vallavalitsus oli nõus, ettepanek 10 eurot ruutmeeter, omanik peab maksma ka mõõtmiskulud ja notari tasu, mis nüüd on kõikide maakorraldustoimingutes
vajalik läbi viia. Küsimused Sirile. Komisjonis käis läbi, kõik olid poolt, paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud, aitäh Siire. Ja järgmine päevakorrapunkt. Kauksi rannapungeri ja külades asuva RMK puhke- ja telkimisala detailplaneeringu algatamine. Liina. Riigimetsa Majandamise Keskus on teinud taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuala on päris suur, ulatub Kauksi küla ja Rannapungeri ja küla territooriumile ja selle keskmeks on see olemasolev RMK telkimisala, mis jääb sinna Kauksi oja äärde. Soov on siis rajada sinna teenindushoone, korrastada jalakäed või liikumissuunad, matkarada, parendada puhkevõimalusi ja randapääsuvõimalusi. Ja detailplaneeringu üks eesmärk on ka siis ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine. Ja seetõttu ongi detailplaneering ka üldplaneeringut muuta. Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve on osaliselt supelrannamaa, osaliselt puhke- virgestusmaa ja osaliselt maatulundusmaa. Et maakasutuse juhtotstarvete poolest on ta üldplaneeringuga kooskõlas. Küsimused Liinale? Ei ole. Paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Liina. Ja järgmine päevakorrapunkt. Arvamuse andmine Narva põlevkivi karjääri keskkonnaloa muutmise kohta. Palun, Martin. Tere. Keskkonnaamet siis küsib arvamust keskkonnaloa KMIN 073 muutmiseks. Täna kehtib siis luba kuni 29. aastani. Tahetakse seda pikendada 20 aasta võrra, kuna ei jõuta siis kehtivusaja jooksul kogu maavara arvu ammendada. Loa muid tingimusi ei muudeta, et täpselt samamoodi toimub töö, nii nagu siiamaani. Piirid jäävad ka samaks. Ja siis teeme keskkonnakomisjonist tuli üks ettepanek, et küsida siis hüdrogeoloogilise mudeli koostamist, et hinnata siis selle 20 aasta mõju põhja ja pinnaveele. Et see on selline tundlik piirkond just vee osas ja seal praegu toimub väga palju neid uuringuid nii veehaaretele, kurtnärvestikule ja kas on küsimusi? Palun küsimusi. Teksti parandus ainult. Keskkonnaamet koostab koostöös loa omaniku hüdrogeoloogiline mudel. Mille koostab mudeli? Kirjaviga. Jah, parandame ära. Hüdrogeoloogilise mudeli. On veel? Kui ei ole, paneme hääletusele. Kõik poolt, vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt. Arvamuse andmine Ojamaa ja Sompa Viru 2 mäeeraldiste korrastamistingimuste väljastamiseks ja see keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse kohta. Palun, Mart.
Keskkonnaamet siis küsis tõesti eelpool nimetatud juba 3 keskkonnaloa kohta siis arvamust, et need lõpevad 2029. Siis Ojamaa läheb kinni ja praegu on siis õige aeg, et hakata selle korrastamise peale mõtlema. Esitati siis keskkonnamõju hindamise algatamise otsus. Seal sees on juba olulised kõik need mõjud või välja toodud, mida siis hinnatakse. Täiendavalt teeme siis ettepaneku, et seal tuleb hinnata meie ühisveevärgi endale siis sulgemismõjusid pluss siis vee kvaliteedile ühisveevärgis. Et nende lubade peale jääb siis Põrnu, ÜVK ja Kiikla jääb täpselt serva peale, et need on siis otseselt mõjutatud. Apandiku ja Hereda jäävad veidi kaugemale, aga ka seal võib olla mõjutada siis vee kvaliteeti. Küsimused? Kui ei ole, siis paneme hääletusele. Kõik poolt. Aitäh, Marta, vastu võetud. Ja nüüd palun, Paul tahtis sõna. Üks päeva küll. Jaa, need valimised. Need on hääletused, kellel neid vaja? Just nimelt. Valimiste läbiviimiseks on siis vaja moodustada jaoskonnakomisjoni ning nimetada sinna esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Et vallasekretärile on esitatud nõusoleku avaldused jaoskonna liikmekandidaatide poolt ja otsuses on ka nimekiri neist. Põhimõtteliselt on vaja see kinnitada. Kas kellelgi on küsimusi? Ei ole, paneme siis hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Sääri. Ja nüüd palun, Paul. Valimistega jätkame. Mul on lihtsalt üks palve. Marin, ma saatsin sulle praegu meili. Et saad sa äkki selle võrdi faili sinna... Ei saa seda teha Kalle, ma saadan Kalle. Saade Kalle. Ja ütlesi, et praegu siin ma ei näe väga kedagi, kes saaks mu küsimusele vastata, et võib-olla Marin, sa osaliselt isegi saad seda teha, aga äkki sa saad... Mul ei ole su küsimus, mul ei ole su kirjelik. Jah, kohe saad. Siis ma tegin igaks paberi peale ka. Nii. Vist on päris kõikidele ei jagu. Äkki sa saad tulla ja ise vastata küsimusele. Vastata mille? Paberi peale tulla. Jäi asi arusaamatuks ja kui mul arusaamatuks see asi, siis ma küsin. Ehk siis kuu aega tagasi ilmusid bussipeatusse või nad bussipeatuste peale. Ja ühtlasi ma vaatasin, et ka siin stendide peal on selline kiri logoga, eks ole, hea ka saab rohkem. Iseenesest kiri hea, eks ole. Aga see on sama kiri, mida
valimisliit Alutaguse kasutas eelmisel aastal. Ja nüüd eelmisel valimistel. Jah, eks ole. Ehk siis mul lihtsalt tekkis praegu küsimus, et juhul kui on tegemist valimisreklaamiga, et siis mis moodi nad sinna tekkisid. Ühtegi viidet valimisliidule ei ole. Ühtlasi on ka selle kirja juures kasutatud valla logo, eks ole, mida peaks olema kooskõlastatud vallavalitsusega. Et kui on tegemist valimisreklaamiga, et kas on olemas mingisugused maksedokumendid või lepingud selle osas, ma saan aru, et reklaami stende valdab sihtasutus Alutaguse maa. Bussipeatusi vist mitte. Et oskad sa kommenteerida? Oskan küll, et valimisreklaamiga tegu ei ole, et see on eelmine kord mina oma nendel valimisreklaamidel kasutasin seda lauset lihtsalt. See ei olnud isegi valimisliidu mingisugune lause. Ja nüüd seekord, meil oli sellest majast juttu, juhtis vallasekretär sellele tähelepanu, aga toona sai ka vastatud, ja vastan ka nüüd, et valimisliit ei kavatse seda lauset kasutada oma reklaamides. Et kui see on täna, nagu praegu ma ei arvanud, et sellest tuleb selline probleem, siinkohal saan ka öelda, et mina ka ei algatanud seda, et see pole ka minu idee, et töötaja leidis, et see on niisugune lause, mis nagu ei peakski olema nagu valimisteks, lihtsalt sobib, aga mingit probleemi ei ole ka see ära võtta, et ta ei eksitaks, kuna ta nüüd on niimoodi esile toodud, et ta on eksitav. Aga jah, et valimisliit seda lauset kasutama ei jätka. Nii, et ma väga ei arvanud, et see sinu idee on. Aga aitäh. Alutaguse vallavapp on muidu kuld ja murakas sinisega logo ei ole Alutaguse valla volikogu keegi kinnitanud. Et kui te vaatate Alutaguse valla põhimäärus, siis seal lisas on olemas Alutaguse vallavapi kinnitus. Hästi, sain vastuse. Paul, said kõigile vastused? Võib-olla korra lisaks, et tegelikult kõik see, mis on välja pandud, nad ongi eksitavad, et miks peaks olema selline lause järsku, seda pole keegi arutanud, kus see on tekkinud, kellelgi tekib idee ja siis paneme kõik meie vallad, need siis suured reklaamikohad, paneme seda täis järsku ja juhuslikult siis on see seotud Tauno sinu lausega. Et ta ongi eksitav. Ja paljud mäletavad seda lauset, eks ole. See oli sinu lause 21. On veel kellelgi midagi? Paul sai vastused kätte? Selge. Aitäh. Sellega kuulutan istungi lõppenuks. Järgmine istung ja seekord viimane on 16. oktoober. Siin kell 3.